Hei, mina olen Marika ja leiuriiuli perenaine. Ma jagan sulle lihtsa koolieelikutele mõeldud õppevahendi tegemise idee ampsu. Leiuriiuli uksed on avatud ja hakkame aga pihta. Seekord avastame, kuidas kasutada pesulõkse. Nagu pildil näha, on minul valikus värvilised plastmassist lõksud, puidust pesulõksud ja väikesed dekoratiivsed lõksud. Et luua kaasahaaravam tegevus, siis on kõik pesulõksude variandid leidnud ka põneva karbi endale. Lisaks pesulõksudele võtan appi veel kunagi enda tehtud õppemängud ja loon ka jääkmaterjale, samuti kleepsudest uusi. Kõiki pesulõksu variante ja loodud mängude aluseid saab omavahel kombineerida. Esimeses näites on mul kartongist värvilised suuremad ja väiksemad siilid ja laekas on hoiul värvilised pesulõksud. Lapsed saavad siile paaridesse panna silmakujude järgi, värvi järgi või suuruse järgi. Lapsed saavad pesulõksu laekast otsida näiteks sama värvi pesulõksu või kinnitada igale siilile nii palju pesulõkse, kui vana siil on. Kinnita kindlas värvirütmis siilile okkad, võimalusi jagub. Nüüd aga kolime loomade linna, kus iga tegelane soovib endale kodu. Tegin aluse ostetud panni peal olevast kartonkettast. Kleepisin loomakleepsud ja tõmbasin joone. See on loomalinna tee. Kes on kelle naaber? Laps võtab karbist maja pesulõksu ja kinnitab ühele loomale ja ta peab ütlema, selles majas elab koer, tema naabrid on kass ja jänes. Seejärel annab edasi ketta järgmisele lapsele. Järgmises näites olen kasutanud näpunukkude pakendijääke ning olen lisanud pakendile poiste tüdrukute värvitavaid figuure, et varjata hinnasilti. Südamekujulises karbis on hoiul südametega lõksud. Iga kord, kui laps kinnitab pesulõksu sõrmele, peab ta ütlema näiteks midagi head kleebitud poisi tüdruku kohta või kirjeldab detaile. Kui sul ei ole dekoratiivseid pesulõkse, siis saad neid ise teha. Sul on vaja puidust pesulõkse, kleepse, kahepoolset teipi või niinimetatud nätsu. Kui soovid püsivaid õppevahendeid, kasuta teipi kinnitamiseks. Kui tahad aga lõkse ümber kujundada, vastavalt vajadusele kasuta nätsu. See võtta annab võimaluse lastele juurde lisada tegevust. Tuleb kinnitada pilt pesulõksule. Viimases näites kasutan kettaid, kus ühel pool on numbrid sektorites ja teisel pool arvud. Kasutades kinnitusmassi on pesulõksudele kinnitatud kahepoolselt numbrid. Leiuriiuli uksed on selleks korraks suletud. Kohtume juba järgmises ideeampsus. Jälgi leiuriiulit Facebookis ja YouTube'i kanalil. Kõike head sulle, armas vaataja!